Eks iga mees on maailma parim autojuht. Ma ei taha halba skoorid. Ühe kiirendusega üritasin ärritada seda. Ma enda arust olen kõik juba korrektselt teinud praegu. Bolt tuli hiljuti välja uuendusega. Nad hakkasid autorentijatele andma tagasisidet nende sõidustiili kohta. Süsteem on pealtnäha lihtne. Sa rendid Bolt Drive'ist auto, teed oma tavapärase sõidu ja kohe peale sõitu kuvatakse sulle sõidu eest saadud punktid 100 palliskaalal. Halvemate punktide korral saad tagasisidet ka selle kohta, mis punkte alla tõi. Sarnane autosõidu tagasisidestamine ei ole tegelikult midagi meeletult innovatiivset. Samalaadset funktsiooni kasutavaid välismaiseid äppe leiab tegelikult lademetes. DriveScore measures your driving through your phone and it gives you a driving safety score out of 1,000. It tracks your speed, your braking, your focus and your accelerating as well. See mõte teha selline boonussüsteem ja selline süsteem, mis sulle tagasisidet sinu käitumise kohta annab, et see on laialdaselt juba levinud siin Suurbritannias näiteks ja sealt on küll see arvutus tehtud, et see on mõjunud. Kuna seekord on aga tegu meie enda Eesti ettevõttega, siis on just Bolti versioon andnud Eesti autojuhtidele kõvasti kõneainet. Teema on esile tõstatatud nii erinevates artiklites, kommentaariumites kui ka sotsiaalmeedia platvormidel. Näiteks kommenteerib Threadsis üks kasutaja. Mulle meeldib Bolt Drive'iga sõita, sest ma perfektsionist ja ta alati kiidab 100-100, täiuslik sõit, hästi tehtud. Samas leidub ka neid, kes funktsioonist nii vaimustuses ei ole. Näiteks kommenteerib Facebookis üks kasutaja. Bolt tehku oma masinatele selgeks kõigepealt kus ja mis, enne kui hinnanguid andma hakkavad. See idee tuli soovist muuta sõitmine turvalisemaks ja natukene põnevamaks. Et me kord mõtlesime, et kuidas me saaksime kaasata meie kasutajad, et nad mõtleksid ja analüüsiksid oma sõidustiili rohkem ja et nad hakkaksid loomulikult ettevaatlikumalt sõitma. See funktsioon on tegelikult osalt seotud ka Politsei- ja Piirivalveameti projektiga Liiklus 2.0, mille eesmärgiks on ennetuslik lähenemine ohtlikule liikluskäitumisele. Kuigi projekti kuuluvaid algatusi on palju, siis üks neist keskendub just ettevõtetega suhtlusele ning selle raames võeti ühendust ka Boltiga. Politsei otsustas sellel suvel katsetada siis tõesti top 50 ettevõttega, kes on siis meie nii-öelda kiiruse ületamisega kõige rohkem vahele jäänud sellist uut metoodikat, kus me siis andsime nii-öelda võimaluse koostööks ja koostööna siis seda liikluskultuuri siin edendada. Ja kuna seal olid ka rendiettevõtted, kes võib-olla alguses ütlesid, et nad väga ei saa kliendiga midagi teha, et pigem on see riigi või kellegi muu nii-öelda ülesanne, siis omalt poolt koostasime tõesti sellise juhendi või materjali, et mismoodi siis see rendiettevõte saaks ka kliendiga tegeleda ja mismoodi seda jällegi koos seda liikluskultuuri parandada. Ka mitmed Redditi kasutajad leiavad, et just Bolti autodega sõitvad juhid torkavad silma ohtliku liiklemise poolest. Elan ühesuunalisel tänaval. Need, kes siin ühesuunalisel tänaval pidevalt süüdimatult vastassuunas sõidavad, on 99,9% juhtudel Bolti taksod. Tundub, et tahetakse teha mingid sammud nende rentijate osas, kellel on telliskiviga jalad. See on üsna tavaline nähtus Tallinnas, kus Bolt Drive logoga juhid kimavad nagu poleks homset. Kui autol on kiri Bolt, siis peab alati arvestama, et need sõita ei oska. Vahet pole kas rendikas või takso. 50 alas 30-ga sõitmine, pöörded keelatud kohtades, suvalises kohas keset tänavat seisma jäämine ja nii edasi. Viimane tegelane keeras parempoolsest reast vasakule. Hoolimata inimeste pahameelele lubab statistika ka paranemismärke ja politsei suhtlus ettevõtetega olevat juba vähendanud selliste firmade trahvide arvu. Me lansseerisime Driving Score'i ainult 2 kuud tagasi ja pärast lansseerimist kiirusületamise arv vähenud umbes 16% kilomeetri kohta. Ja ning järskude manöövrite arv umbes 7% võrra. Ehk siis need esimesed resultaadid on nii dramaatiliselt suured. Otsustasin järgi proovida, kas selline funktsioon mõjutab ka kuidagi minu enda liikluskäitumist. Leidsin nüüd sobiva auto ja siin ka siis hoiatatakse, et igal sõidul jälgitakse mu sõidukiirust ja muideks, kui ma ületan kiiruspiirangut, siis ma võin saada blokki sellest Bolt Drive äpist või funktsioonist. Nii et päris hirmus tundub tegelikult juba. Bolti juhtimisskoori langetavad näiteks lubatud sõidukiiruse ületamine, järsk pidurdamine või kiirendamine, järsud pöörded ja muu seesugune, mis ühe eeskujuliku autojuhiga kokku ei käi.
Seega oma esimesel sõidul üritasin sõita võimalikult eeskujulikult ja hoidsin kuklas pingsalt kõiki skooriga seotud reegleid. Ütleme nii, et väga veider oleks igatahes, kui siit tuleb midagi muud kui maksimumpunktid, sest ma enda arust olen kõike juba korrektselt teinud praegu. Esimese sõidu eest sain siis 100 punkti ja ütleb, et nii-öelda suurepärane. Muidugi see küsimus mul natukene on, et kui kaua see suudab mind motiveerida selline süsteem, et kui ma kogu aeg neid 100-sid saan, et siis nagu lõpuks tekib veits see küsimus, et ja mis siis? Aga samas neil on siin märgitud, et tulevikus on äkki tulemas mingid hüved selle eest, kui sa oled eeskujulik sõitja. Näiteks üks boonus võiks olla, et anda tasuta reserveerimise aega rohkem ja ka üleöine autode tasuta broneerimine. Vahepeal toimub olukord, kui nad tahavad kindlaks teha, et auto hommikul on saadaval. Me tahame selle feature'i, selle funktsiooni kuidagi nagu meie hüvede nimekirja ka nagu sisse saada. Kui esimene sõit mõjus mu enesekindlusele väga positiivselt, siis Treetsi postitusi lugedes sattusin millegi otsa, mis lõi mu enesekindluse kiirelt kõikuma. Škodad pidurdavad järsult, Volkswagen teeb järskusi pöördeid, Toyota hübriididega on jällegi imelihtne olla ideaalne. Läksin seepeale kohe järgi kontrollima, et mis autoga ma siis eelmine kord sõitsin. Ja tõepoolest, tegu oli Toyotaga ja ka hübriidiga. Võtame järgmise ette. Siin on siis 2 täiuslikku sõitu, samamoodi Toyotaga, 92 ajast T-Cross, see oli Volkswagen. Autospetsialist. Aga kas joonistub ka välja mingit sellist tavakindlat automarkide puhul, et mingi automargiga oleksid paremad skoorid kui teistega? Ja ikkagi, kui sina võtad BMW-d või Škodad, siis ikkagi need autod käituvad erinevalt. Et leida eriti head diili, peab vahel natuke vedama ka. Haara võimalusest ja võta eridiil. Piiramata kõned, SMS-id ja 100 gigabaiti netti. Hind kiirematele kõigest 12,98 € kuus. Tee hea diil. Diil.ee. Kuna siin vahepeal selgus, et võib-olla ma ei ole ikkagi nii suurepärane juht ja mul lihtsalt võis vedada automargiga, siis kui eelmine kord mul oli Toyota, siis nüüd me võtsime Škoda, nii et vaatame, kui hea juht ma Škodaga olen. Läbisime ka sellega suhteliselt sarnase trajektoori ning üritasin olla vähemalt sama eeskujulik autojuht. Ma ei tea, praegu oli küll tunne minu arust, et väga nagu sujuvalt pidurdas, kuigi minu arust oli see, et Škoda väidetavalt pidi järsult pidurdama. Muidugi gaasipedaal on küll minu arust sellel autol siuke, et vajutad ja siis lihtsalt läheb nagu ülikiiresti. Muideks ma ei saa aru isegi, mis kiirus siin on. Sest enne oli nagu 30 märk, samas auto näitab 50. Ma igaks juhuks pigem sõidan nagu ettevaatlikumalt praegu. Ma ei taha halba skoori saada. Kohe näeme skoori ka siis. Ma kardan. Okei, vist on hästi või? Jah, 100 sajast jälle. Saab ka Škodaga hea skoori saada. Sõitjate vabandusi halvale skoorile leiab aga veel mitmeid. Näiteks kommenteerib Facebookis üks kasutaja. Situatsioon reaalsest elust. Suur veokas keeras ootamatult ette. Kokkupõrke vältimiseks pidurib plokki ja pärast sõiduskoor 32 sajast, sest järsk pidurdus. Ilmselt oleks pidanud otsa sõitma, äkki oleks saanud parema skoori. Kui karm see süsteem täna on, et kui palju nii-öelda inimene peab midagi rikkuma, et päriselt mingid karistused järgneks nii-öelda? Täitsa võimalik on, et need juhid, kelle sõidustiil on selgelt ohtlik. Inimesed rikuvad reeglid pidevalt ja ei paranda oma sõidustiili, ei lubada nendele rakenduses autosid rendida. Otsustasime minna ka 3. sõidule. Seekord aga valisime juhiks inimese, kelle skoor ja kogemus ei ole seni sama positiivseks osutunud. Nimelt jäi mulle Treetsis silma Alari kommentaar, kes jagas, et kui ta enda meelest liikleb nagu pensionär, siis tema juhtimisskoor seda ei peegelda. Nii et otsustasime ta endaga sõitma kutsuda, et näha, kui paika see skoor siis tema puhul peab. Mis su hetke juhtimisskoor siis on? Hetkel on 55. Ma ei tea, kas see on hea, on see halb. Üle 50%, kui see on protsendid, siis ma eeldan, et see on hea. Kas see tekitab mingit hasarti ka, et tahaks kõrgemaid punkte või? Ei, absoluutselt. Sõidan ikka samamoodi nagu on. Tallinna liiklus on juba selline, et sa ei saa sõita kiiremini aeglaselt. Sa ikka muud liiklejad määravad selle liikumiskiirusega. Et ei tunne, et siuke funktsioon otseselt kuidagi mõjutaks liikluskäitumist? Ei, absoluutselt. Seega proovime järgi, et kuidas siis seekord läheb. Proovime.
seda ma võin objektiivselt küll kõrvalt hinnata, et kui mul on mõlemad sõidud olnud 100 punkti, siis ma ei näe, et sa kuidagi teistmoodi sõidaksid või ohtlikumalt selles mõttes, et ühe kiirendusega üritasin ärritada seda nii-öelda süsteemi. See oli võib-olla ainus selline. Ma arvan, et 100 on natuke igav. Tallinna liiklus on oma olemusest selline, et siin neid järske pidurdusi tuleb kogu aeg ette, kas trügitakse vahele, vahetatakse rida ootamatult. No igatahes jõudsime turvaliselt tagasi. Alari seekordseks skooriks sai 77 100-st. Kusjuures ainus, mis punkte maha võttis, oli seesama meelega tehtud kiirendamine Stockmanni ees. Sest tõepoolest, kui liiklusmärk samal ristmikul seab lubatud sõidukiiruseks 40 kilomeetrit tunnis, siis Alari kiiruseks oli umbes 52 kilomeetrit tunnis. Ja seda süsteem ka märkas. Samas selgub, et mitte alati ei pruugi süsteem nii veatult toimida. Näiteks kirjutab üks kasutaja enda Facebookis. Läksin ärevalt liiklusvooluga kaasa. Loe 70-50 alas ja olin veendunud, et sellise rämeda rikkumise peale pean edaspidi hakkama jala käima nagu mingid vaesed. Aga õnneks ütles Bolti äpp mulle pärast, et 10-10 ja ideaalne sõit, skoor 100. Ehk siis näib, et Bolti silmad päris kõikjale veel siiski ei ulatu. Said ikkagi kõrgema skoori, kui sul enne oli. Et tunned sa seda vahet? Eelmise korda olen alustanud sõitu kuskil Haabersti kandist. Ehk siis sul on niisugust vaba vett rohkem. Siin me olime, liiklus oli autos kinni, et väga ei saanud nii-öelda hoogu ülessegi. See, et selline funktsioon üldse kasutusele võeti, näitab minu meelest, et probleem liikluskäitumisega peab olema päris suur. Nii et jääb üle vaid südamele panna, et liikleme eeskujulikult. Ja kui kunagi selle eest ka mingeid toredaid hüvesid saab, siis jääb üle vaid rõõmustada.